tere tulemast kuulama ja vaatama Koma podcasti. Mina olen Kadri Kristel ja mul on siin külas täna kaks väga toredat noort naist. Tere Emma ja tere Kadi. Tere. Tere. Nii tore, et olete siin ja siuke tüdrukute osa, nii lahe. Ühesõnaga ma siiski loodan, et see tuleb selline vestlus, mida on tore kuulata kõigil, nii noortel kuttidel kui noortel tüdrukutel, aga te olete igati ägedad neiud, nii et ma usun, et tuleb kõigile midagi huvitavat. Aga rääkige lühidalt endast, kes te olete ja kust te tulete, seda ma juba ütlesin ise, aga tutvustage endid natuke. Tere, Kadi, tulen Tartu Riste kogudusest, me oleme temmaga käima seal. Tartu on meie siuke baas, Emma siin sõidab natuke, aga et Tartu on meie nii-öelda kodupaik. Tegelikult tagasi vaadates olen pärit Rakvere kandist ja Karmeli inimesi, nii et tervitused neile ka. Ja täna töötan Euroopa Baptisti Föderatsioonis ja aitan Ristes kaasa erinevate asjadega. Ja siuke elu praegu. Nii et üpriski siuke international. Jah. Kadi meil on väga international. Kui sa taga kokku tahad saada, siis sa pead kõigepealt küsima, et kas sa oled praegu Eestis? Ja see on natuke piinlik, sest nad küsivad mul pidevalt, et kõigepealt esimene asi, kas sa oled Eestis? Ma mingi, kuulge lõpetage ära, ma ei ole tegelikult kogu aeg ära. Tegelikult on. Kui ma püüdsin Kadile helistada 2 korda, et teda kätte saada, kutsuda podcasti, siis mitu korda ütles, et telefon on nagu väljas. Ma kirjutasin, et kuule, mis värk on Ama Inglismaal. Nii et aga täna sa oled Eestis, nii et väga tore. Tallinnas just tuli lennujaamast raudselt. Ei tule. Nii, Emma, kes sina oled? Mina olen Emma Roosimaa ja mina tulen ka Tartust. Kui selle sõitmise all Kadi mõtles seda, et ma tegelikult olen pärit Viljandist. Viljandi Baptisti koguduse, siis mina saadan sinna tervitused. Ja õpin hetkel Viljandis Kultuuriakadeemias rütmimuusikat, džessi laulan ja mängin tšellot. Ülikoolis siis käin, olen 2 aasta praegu ja Tartus on ikkagi mu siuke baas, seal on mu abikaasa Andres, tervitan teda ka. ja siis Riste koguduses oleme abikaasaga noortetöö juhid ja teeme muid asju ka. Võt, siuke tavalist tudengite ja koguduse elu elame. Väga tore. Ja Kadi, sina oled ju endine Riste noortejuht, eks ole ju? Jep. Nii et sellest me tahame ka tegelikult täna natuke rääkida, et milline nägi välja see noortetöö üleandmine. Aga alustame natuke kaugemalt, et Kadi, mis on sinu lugu üldse? Kuidas sa ütlesid, et sa oled tegelikult pärit Rakverest, aga mis sind tõi Tartusse? Kuidas sa said Riste noortejuhiks? Jah, see on ka siuke huvitav lugu. Noortetööga ma olen tegelikult kaasas olnud suht sellest ajast, kui ma ise usule tulin, kui ma olin mingi 15 Rakvere Karmeli koguduse keskel ja kuidagi Jumal tõmbas mind kohe sellesse noortetöö ratasse ja siis ma korra olin Kundas noortetööjuht, aga tol hetkel nagu ma arvasin, et ma lähen nagu Kundasse teenima pikaks ajaks ja nii edasi, aga Jumal tegelikult olid teised plaanid ja kuidagi pidi leidis mind kuskilt teenike, kes avastas, et võiks mulle tööd pakkuda täiesti asjas, mida ma ei olnud varem kunagi teinud, aga ta nagu nägi mingit potentsiaali ja arvas, et ma saan hakkama ja siis see tegelikult lõpuks võtsin sellise ususammu, et olgu, kui sa arvad, et ma päriselt hakkama saan, siis no ma võin ju proovida. Mis see oli, mis sa tegema läksid? Ta kutsus mind oma kooli, ehk siis kõrgem usuteaduslik seminar, kutsus sinna õppejuhina tööle. Ma ei ole õppinud mingi haridusvaldkonda väga, ma õppisin noorsootööd bakalaureuse, nii et see oli nagu, mingil pidi oled nagu kokku puutunud, aga mitte nagu nii spetsiifiliselt. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et ma siis proovin. Ja siis see tähendas ka seda, et ma pidin kolima Tartusse. Ja Tartus alguses meil oli oma nagu kodugrupp Rakvere Karmeli noortega ja selline nagu oma väike
minikogudus võiks nii-öelda Tartu nii-öelda filiaal ja siis ühel hetkel kuidagi nagu me tegime seda, aga mingil hetkel inimesed ikka muutuvad ja vahetuvad ja kes jälle kolib kuhugi ära ja nii edasi ja lõpuks kuidagi see nagu läks ka laiali, aga ma nagu täiega tundsin ka, et Jumal nagu selgelt kõnetas mind, et kui sa oled siin, siis ma tahan, et sa panustaksid siia kogukonda või nagu siia linna, mis mu jaoks oli mingi, et Karmelist ära tulla ei olnud üldse kerge, kui sul on nagu tore kodukogudus, kus on hea olla, siis ei ole lihtne öelda, et ma nüüd lähen kuhugi mujale jalgul, ma isegi ei mõelnud seda nii konkreetselt, et ma nagu tulen Karmelist ära ja lähen Risteele. Aga ma siis olin ustav, mõtlesin, olgu, ma siis lähen, lihtsalt ütlen nagu Riste koguduse pastorites, ma olin seal nagu käinud natuke ja tundnud, et mingid asjad võiks paremini olla. Mitte nagu üldse halvaga, aga lihtsalt nagu mingi ja siis Jumal nagu väga pani südamele, et nagu isa näed nagu neid kasvukohti, siis tegelikult sa näed ka aidata, vaata. Siis ma mingi fine. Nii et siis lõpuks ma nagu pöördusin nende poolt, et kus iganes teil abi vaja on, ma võin mingi uksel peal tervitaja olla, mis iganes nagu, et kuidas ma abiks saan olla. Mille peale tol hetkel Meelis oli just nagu saanud pastoriks Ristel, oli mingi mul on täpselt sulle nagu plaan, et meil ongi just noortejuhti vaja. Ma mingi ei, see ei olnud see, mis ma ütlesin, ma võin ukse peal tervitaja olla. Aga ma võtsin selle, et ma seedin, ma palvetan, ma mõtlen läbi ja siis tegelikult nagu kuidagi Jumal nagu kinnitas ka, et ma tahan, et sa selle sealt sahtlist välja võtaks, et see ei ole sinna sahtlisse jäetud, et ma olen su sellepärast nagu kuidagi siia kogukonda toonud, et ma tahan, et sa siia panustaksid ja siis need asjad kuidagi nagu klappisid omavahel väga nagu ägedalt kokku ja mul on Meelisega ka nagu hästi hea koostöö olnud ja kuidagi nagu tore on olnud koos asju teha ka. Nii et see oli minu jaoks siuke Jumala lugu ka. Mitu aastat sa siis tegid noortetööd? Ristel 6 aastat. Jep. Ja mis siis sai? Läksid pensionile? Noortetööst. Läks välismaale. Sellega siuke lugu, et ma tegelikult olen alati nagu üles kasvanud vist sellise mõtteviisiga, mis ma arvan, et ma olen pärinud ikkagi Karmelist ja eriti nagu minu noortejuhilt Efkalt, et alati tuleb mõelda, et kes tuleb pärast mind. Ja mul on alati olnud see, et ma ei taha nagu, et see on Jumala business, see ei ole minu nagu asi tegelikult, et lõpuks mina ei taha kuhugi ette jääda ja et ma olen näinud ka seda, et nagu noortetöödes juhtide vahetus toob nagu sellist mõnusat uut värskust ja nagu see on vahepeal väga vajalik. Tol hetkel, kui Jumal mind kutsus, siis see oli sõnum mulle, et mina pean olema stabiilne, sest seal oli olnud nagu palju vahetuvust ja nagu sükest nagu, et asjad ei olnud pidevalt olnud nagu joones kuidagi ja ma tundsin, et mina pean nagu olema stabiilne ja see oli see sõna, mis mind nagu kandis ka 6 aastat, et ma tean, et mina pean olema stabiilne nagu, et noored vajavad seda stabiilsust, aga nad ei vaja seda kogu aeg. Et mingitel hetkedel on vaja muutust. Ja ma mingil hetkel hakkasin aina rohkem tajuma, et ma arvan, et see aeg on nagu kätte jõudmas, kus tegelikult peaks üle andma. Ja nagu ma ütlesin, et ma olen alati nagu mõelnud, et ma vaatan selle pilguga ringi juba, mis iganes rolli ma astun, et kes tuleb pärast mind, isegi kui ma alles alustan nagu. Aga lihtsalt nagu näha seda, et tegelikult kes on mu ümber, kellesse ma saan panustada, nii et nemad saaks ka nagu ühel päeval seda rolli võtta. Et siis emmal on oma lugus, mida tema võib nagu jagada. Aga ma olin kuskil nagu nende mõtetega maadlemas juba ja siis ma ei teadnud, mida veel täpselt Emma ja Andres mõtlevad, aga Jumal täiega kõnnis, et ei, sa nüüd sa pead nagu üle andma ja ma mõtlesin, aga nagu ma ei taha jätta asju nii, et ma lihtsalt ütlen, et I'm done, vaata, või et nagu, et ma pean maha panema ja siis see jääb lihtsalt kuhugi nagu vedelema, vaata. Aga jaa, Jumal tegi oma tööd, nii et Emma saab võib-olla sellest lähemalt rääkida. Okei. Emma, räägi siis oma lugu. Noortetööga. Noortetööga. Mina ka tulin usule ja hakkasin üsna kohe noortetööd tegema Viljandis. Meil olid hästi aktiivsed noortekad, 1 noortekad sellel ajal seal erinevate kogudustega nagu koos. Ja siis tegin seal noortekaid ja kasvasin vaikselt usus. Ja siis 10. periood tuli, kus ma, 9. klass, kus ma siis pidin mõtlema, kus ma lähen, kus ma ei lähe, siis ma tegelikult olin täiesti kindel, et ma tulen Tallinnasse. Mul oli üks kool, kuhu ma tahtsin ülipikalt sisse saada.
ja juba mingi põhikoolist saadik ja siis aga umbes 9. klassi alguses Tiki kutsus Tartust üks tore vahva naine kutsus mind, ta oli siis lifti tiimis ka, korraldas Kadiga koos ja siis kutsus mind ülistust tegema Tartusse liftile, siis nendele noortekatele ja siis ma läksin oma Viljandi kambaga, kes meil oli seal, kellega me ülistust tegime, sest ma tegelikult olen ülistuses, ma arvan, et isegi natuke rohkem teeninud kaasa kui noortetöös kokku, aga lõpuks ei ole nii oluline. Aga et ühesõnaga läksin sinna ülistust tegema Tartusse Risteele ja siis sain seal tuttavaks erinevate inimestega ja kuidagi väga tore oli. Ja mind võeti üliruttu omaks ja ma sain tõesti sellise tugeva nagu sõpruskonna hästi ruttu ja siis tuli see hetk, kus ma pidin otsustama, et kas ma siis lähen Tallinnasse, aga tegelikult ma kuidagi tundsin, et jumal tahab, et ma läheks Tartusse ja siis ma mõtlesin, et okei, aga et ma teen sinna nagu koolidesse sisse, mis katsed ära, vaatan, kuidas nagu läheb, et siis ma otsustan. Ja ma tegelikult sain Tallinnas sisse kooli, kuhu ma tahtsin saada, aga ma tundsin nagu nii tugevalt seda, et ei, et ma tegelikult pean minema Tartusse. Ja siis ma läksin ja siis gümnaperioodi, see oli siis Kadi noortejuht, kui ma käisin gümnas. Aga mingi hetk, ma ei tea, mingi 11 klassi poole peal, 12 klassi alguses Kadi tegelikult enne, kui me Andresega üldse nagu koos olime või tundsime 11. Kadi nagu rääkis muga, et Emma, et ma nagu näen sinus järgmist nagu potentsiaalset noortejuhti, aga nagu, et no pressure, et praegu veel nagu ei hakka midagi toimuma, aga lihtsalt, et mis sa nagu arvad sellest, siis ma olin mingi nagu sure, aga ma ei tahaks seda üksi teha. Nagu see oli need mõtted, mis mu peas olid nagu mingi, et see tundub nii rets või nagu, et ma ei tahaks kuidagi eriti võib-olla siuke gümna ajal ma nagu mõtlesin eriti, et nagu gümnast just värskelt tulnud noorena kuidagi üksi noortejuhti ülikooli kõrvalt, kes tundus nagu nii palju. Ja siis me kutsusime Andresega ja mina nagu ikkagi üsna varakult juba, kui me suhtesse läksime, nagu mõtlesin neid mõtteid, et äkki meist saavad koos noortejuhid, ma talle ei julgenud veel öelda. Enne kui oli sõrmus. Ei. aga siis tema nagu tuli Risteele ka ja siis tema tuli ka noortetöösse nagu siukse jutuga, et mul on lihtsalt nagu vaja kohta, kuhu panustada ja nagu see tundub kõige loogilisem koht praegu, aga nagu ma ilmselt ei jää noortetöösse. Yeah, I remember that. ja siis nii oli, et Kadi mingis mõttes tegi meile selle nagu ettepaneku mingi hetk, aga kuna mul olid need mõtted juba nagu varem peas käinud ja ma olin Andresele tegelikult jaganud, et siis see tundus kõik väga loogiline. Ja siis olime Andresega nagu siukses kohas, kus me katsusime väga tugevalt nagu otsisime Jumala kõnetust, et Jumal, kas me nagu peame seda tegema või ei pea, et kas on sinu tahe või mitte. Ja siis me olime ühel BLL-i seminaril ja Joel Reinaru kõneles seal. Ma ei ütle, et nagu alati siukseid kõnetusi peab võtma nagu, et jah, see on nagu prohvetlik või kuidagi, aga seal me terve aja ketrasime mõlemad, me ei teadnud seda sellel hetkel nagu peas, et okei, et me vist peame noorted üle võtma, aga ma tahaks nagu mingit konkreetset kõnetust, nagu mingi kuskilt taevast häält umbes, et jah, Emma ja Andres, teie. Ja siis ma ei kuulanud nagu, mida Joel rääkis, sest mul käisid need mõtted, ma nagu oma mõtetes palvetasin kogu aeg ja siis ainuke lause, mida ma kuulsin, oli see, et Joel ütles, et see nagu mitte ainult meile, vaid nagu kogu oma kõne jooksul nagu ütles, et see, mida sa praegu kuuled, on Jumala hääl. Ja see meil mõlemal Andresega me nagu veits võpatasime, siis olime seal nagu, et nojah, vist siis. Ja siis ma sain ühel pühapäeval ühe telefonikõne ja kusjuures see oligi nii, et mina tulin just parasjagu Portugalist ja ma olin nagu seal kuidagi kogenud väga selgelt, et nüüd tuleb üle anda. Ja ma tahtsin juba tegelikult nagu koju jõudes suht kohe nagu Emmale ja Andresele vähemalt nagu öelda, et kuulge, et ma olen nagu jõudnud sinna kohta, et ma ei tea, mida teie nagu mõtlete, aga et ma olen selles kohas nagu. Ja siis ma jäin haigeks, ma jäin nagu full haigeks, nii et ma olin 2 nädalat täiesti maas nagu. Ehk siis ma mingi kogutusse minna ei saanud nendesse kohtades, kus ma oleksin obviously neid näinud, nagu ma ei saanud. Ja siis sama nagu nädala pühapäeval nagu mul tuleb telefonikõne neilt mingi kuule, meil on siuke huvitav naljakas nagu asi, et me nagu käisime selles BLL-i asjas ja nagu saime siukse nagu tunnetuse ja ma olin mingi yes! Nagu tänu Jeesus! et nagu, et see ei ole lihtsalt nagu midagi, mis sa viskad kuidagi vaata välja, vaid et see on nagu igaühe vaata personaalne kogemus ja nagu Jumala kõnetus, et mitte lihtsalt suruda kedagi kuhugi, vaid nagu, et see tuleks nagu sellest kohast, et mida Jumal tegelikult tahab teha, vaata. Et siis see oli siuke nagu lahe viis, kuidas Jumal nagu tõi otsad kokku, vaata. Tõesti nii äge lugu, täpselt, oligi nagu pusletükid läksid oma vahel kokku, et kuidas ta ajastas kõik
kas see oleks nii olnud, et kui sa poleks haigeks jäänud, et siis sa oleks ilmselt enne öelnud? Ma oleks ilmselt natuke varem võib-olla öelnud, et kuulge, mul on nagu, ma olen selles kohas. Aga neil oli vaja vaata oma nagu kogemus sellest peale nagu keskkonnas. Väga lahe. Igatahes nii kihvt lugu, kuidas Jumal juhtis kõike ja nii selgelt. Ja kui sa ütlesid, Kadi, et sa vahepeal nii-öelda emmale andsid kuidagi teada seda, et teada, ma näen sinust sükest potentsiaali. Kuidas sa nagu temasse panustasid? Kas sa nagu otse nii-öelda jüngerdasid teda või oli keegi teine, kes tegelikult emmal oli nagu suuremaks toeks või kuidas see välja nägi? Ma olen nagu suht selline chill oma olekus ja ma näen nagu alati inimesi rohkem sõpradena kui nagu jüngerdusprojektidena. Ja selles mõttes on nagu lahe olnud, et meil on emmaga nagu mõnus sõprus tekkinud aja jooksul. Aga ma arvan, et ma nagu vaatasin selle pilguga, et mida ma nagu näen nagu karakteri omadustena või sellena, kus kohas nagu kellegi süda vaatan. Minu jaoks on hästi oluline nagu näha seda, et keegi, kes mu meeskonnas on, valutab südant noorte pärast kas sama palju või rohkem isegi kui mina vaata. Ja ma arvan, ma nagu ühel hetkel tabasin seda momenti, kus ma nägin nagu emmas seda, et ta süda täiega murdus nagu noorte pärast. Ma mäletan, ta ütles ka mingi vestlus, kus ta oli mingi, ma nii armastan neid noori. Et nagu endalegi üllatuseks kohati. Ja ma arvan, ma olen nagu püüdnud lihtsalt nagu koos asju teha ja meil on lihtsalt nagu hea koostöö ka olnud, et ma ei ole võib-olla üli nagu mingi selline, et mul on mingi plaan peas ja siis ma hullult nagu teen selle järgi, aga annan võimalusi, ma ei tea, see võib-olla küsimus, millele sina peaksid rohkem vastama. Ja Kadi on nagu siuke, kes ta nagu elab oma elu ja siis nagu võtab su sinna kaasa, mis ongi tegelikult ju nagu jüngerluse ideaalne siuke vorm, aga jah, et ma arvan, et nagu ma ei tea, mina ise kogesin seda täiega sõprusena, aga ma ei tea, samas ma 10 ajal ikkagi olin veits nagu mul oli ikka, mitte et mul enam ei oleks kasvukohti, aga kui ma praegu vaatan 10 emmat, siis nagu ma mõtlen, et Kadi tänks, et sa minuga sõber olid. et eks me kõik kasvame arenema aja jooksul, aga Kadi on nagu väga hea selles minu arust üldse, et kui ta ütles, et ta on nagu chill, ülihea näide, kui ma mõtlesin tänase selle peale, selle kuidagi noortetöö mõttes ka minu arust on see, et üks laager oli, mis me korraldasime, ma ei mäleta, kas ma seda korraldasin või korraldanud, aga kuidagi ma kuulsin seda lugu, et ühesõnaga, et Kadi oli andnud oma ühtedele meeskonnaliikmetele korraldada mängud ja nad olid siis tellinud mängu sisse paintballi, aga valeks kuupäevaks. Ja nad said seda nagu sellel päeval teada, kui see mäng pidi olema. Ja minu arust see on nagu mingis mõttes nagu fail on ju, aga samas ülihästi näitas seda, et tegelikult Kadi ei kontrollinud kuidagi nagu mingit, et ta lasi neil nagu teha ja lasi neil ka failida. Et see on nagu täiega, see on minu arust nagu nad lahendasid selle ise ära, ta oli väga tublid. Jah, et oligi nagu, kõik läks üli hästi. Aga et täpselt nagu minu arust ülihea näide sellest, et kuidas Kadi nagu manageerib, et tal on nagu asjad kontrolli all, siis ta mingi hetk annab nagu kuidagi oskab nagu manageerida chillilt ja rahulikult. Hästi. Nii, et annad üle ja lased lahti mingis mõttes ka, et okei, nüüd on nagu rool sinu käes, aga samas oled ikkagi, annad seda nagu kukkumist ka või et kuidagi, et failisid, aga samas oled ka juhina kuidagi olemas nagu selle kõige keskel. Ma arvan, noored vajavad tegelikult päris palju seda, et nad saavad nagu ise asju teha ja ise failida, kas tegelikult fail ei ole halb. Nagu fail on tegelikult õppimiskoht. Täpselt. Aga me kardame neid faile ja nagu eks ikka mõnes kohas on risk suurem ja teises kohas väiksem, aga lihtsalt nagu nendes kohtades, kus sa saad nagu anda vaba ruumi, ma arvan, see on tegelikult mega oluline. Jaa, väga lahe. Ja kuidas siis, kui sa andsid selle rolli üle, Kadi, kui kõik need nii-öelda pusletükid läksid kokku ja toimus siis nüüd päriselt see switch, siis kuidas see protsess välja nägi? Me tegime koos juba laagrit nagu suvel, et nagu hooaja lõpus nemad Andresega juba nagu rohkem juhtisid seda. Ja siis noortega ka me tegelikult tahtsime, et nemad oleks nagu valmis selleks. Ja me tegime ka suve lõpus augustis ühe sellise kokkusaamise noored ja nagu Andres, Emma, mina ja siis meie tegelikult
vanematekogu liikmed ka. pastor oli seal, jah. Et oleks nagu võimalus kuulata nende nagu mõtteid, et mida nad üldse nagu täna ka igatsevad ja ootavad liftist ja et nad saaks selle võimaluse kuidagi, kus on nagu stated nagu mingisugune hetk, vaata. Et tegelikult Emma ja Andres võtavad üle ja miks nad üle võtavad, jagasime veits lugusi ja nii, et nad nagu mõistaks seda tausta ka. Et siuke nagu natuke transitioning nagu mingisugune hetk oleks ka. Ja ma olen Embale Andresele alati öelnud, et ma olen nagu tagalas olemas. jah, ma ei tea, kas oli veel midagi, mis me tegime. me teeme asju suht nagu jooksvalt. jah. Nagu toimib. Aga kõlab hästi. Kuidas sina, Emma, nagu tundsid, kuidas see rolli ülevõtmine oli? Kas sa tundsid ennast turvaliselt ja kindlalt selle kõige juures? Jaa, täiega. Sest esiteks see, et me olime nagu Jumalalt nii selge kõnetuse saanud. Ehk siis ma igal juhul teadsin, et nagu kui Jumal on kutsunud, siis küll Jumal ka varustab nagu kõigega, mida vaja on. ja koguduse mõttes ka ikkagi meie pastor Meelis ja üldse kogudus on nagu noortetöö toetajad, nagu mega number 1 toetajad nagu reaalselt täiega. Alati selja taga nagu. Et koguduse mõttes ka hästi toetav ja Kadi nagu teades, et Kadi on alati olemas ja ma olen muidugi teinud ka tegelikult kui noortetööd ju kokku mingi 5-6 aastat. Et siis tegelikult see kogemus on nagu üsna juba olemas ka, et siis ei olnud nagu seda, et ma ei tea, mis ma nagu teen ja Andresega koos eriti. Kuidagi ma näen, et meil Andresega suvelaagris nagu tuli täiega välja see, et kõik asjad nagu, et asju on vaja teha aga me kunagi nagu, me ei delegeerinud nagu, et kes mida teeb, aga kõik asjad said nagu tehtud, et meil on nagu mingid erinevad tugevused, mis nagu lõpuks matchivad ilusti ära ja kuidagi hästi ka siuke flow. Täiesti nagu see, et ühel on ühes valdkonnas nagu tugevused, teisel teises ja siis nagu need katavad nagu päris suurt ampluaad ära, nagu mis oli täiega lahe näha, et nagu siuke hea tandem. jah, et selles mõttes oli nagu hästi turvaline, mina küll ütleks. Ja meil ka nagu kohe hooaja alguses tekkis 14-liikmeline tiim, mida meil nagu ei olnud, mingi aasta aega olnud, korralikku tiimi. Siuke nagu on siin ja seal inimesed tulevad ja lähevad ja aitavad ja niimoodi. Aga siis praegu meil on 14-liikmeline vist umbes niimoodi tiim. Väga tugev tiim. Täiesti, Jumal lihtsalt andis. Väga äge. Et see on väga äge. Ja te juba rääkisite siin tegelikult laagritest, et üks asi, millest me tahaks ka nagu täna rääkida, on English Campid, mis tegelikult on üks asi, mida me Komana nagu pakume, üks suvelaagri vorm ja mida te olete Ristel juba teinud mitu aastat? Kolm vist jah. 3 kokku või? Ristega ma arvan 3. Ma tegelikult tulin usule kohati nagu English Campi kaudu. Kunagi, kui me Karmelis ka tegime, seal me tegime mingi 10 aastat jutti äkki English Camp'e. Nii et nagu oma jagu saanud näha neid. Aga jah, Ristega ma arvan, me teinud 3 laagrit English Camp äkki. Kadi, kuidas üle nagu aastate English Camp muutunud on? Hea küsimus. Nagu laias laastus on ju loogika sama. Võib-olla ma nagu, ja see kindlasti oleneb natuke sellest USA grupist, kes nagu appi tuleb ja aitab, aga ma arvan, mis meie kogemus nagu viimastes laagrites oli see, et tegelikult nagu see USA grupp nagu teadis paremini, mis nende roll võib-olla on, kui võib-olla varasematel nagu aastatel. Et nad teadsid ka, et nende kontakt noortega on ainult lühiajaline. Seepärast nagu nad kuidagi oskasid ka hästi nagu toimida selles, et tegelikult nagu kohaliku koguduse juhid vajavad tugevamat kontakti, aga nad on seal, et nagu aidata endorse ida nii-öelda või nagu selline, et võib-olla nagu algusaastatel mulle tundus, et nagu nad tegelikult väga hästi ei tea ja siis tekkis vaata võib-olla siuksi nagu hullult tugevaid kiindumusi ka nagu, mis tegelikult ei kanna vaata pikalt, sest nagu sa lähed lühiajalisele missioonireisile, et nagu kaua sa nagu suudad elus hoida mingit sellist suhtlust nagu kuskil USA ja Eesti vahel, eks. Et mulle tundub, et nagu see süsteemi mõttes toimib nagu täna paremini tegelikult. Ja mis üldse on English Camp? Kuidas te nagu seletaksite seda lahti? English Camp põhimõtteliselt noortelaager, kus on, ongi siis tegelikult hästi mugav nagu viis kogudusel mingis mõttes, kui võib-olla endal on nagu vähem ressursse, kas inimeste mõttes just eriti, ma arvan, et tegelikult korraldada laager niimoodi, et sul tuleb USA-st, tuleb tiim missionäre,
kes minu kogemuse põhjal on alati nagu olnud väga hästi meelestatud just nagu siuksele missionile ja mitte nagu see, et ma tulen siia lihtsalt nädalaks fannima, vaid tegelikult nagu päriselt, et teenida. Oih, vabandust, seda mikrofoni siin. Aga jah, et ja seal on nagu mingi kindel struktuur, see on ka nagu mõnus, et tihtipeale on see sisu olemas juba, mingi struktuur, mingi teema, mingid need kõnelejate, mingid alla, millest võiks enam-vähem rääkida ja niimoodi. Et mingid asju ei pea justkui nagu ise hakkama nullist genereerima, vaid et sa nagu saad mingi osa nagu juba nagu ette tehtud, aga sul on siiski väga palju vabadust selle sees. Kõnelejad on need, keda sa ikkagi kutsud ja kes ikkagi lõpuks ju teevad nagu nii nagu nemad teevad ja nagu, et seal on seda nagu vabaduse ruumi ka päris palju, aga tegevused või nagu, et sa ei pea nagu kava mingi nullist välja nuputama ja on toredaid, ägedaid nagu mingeid siuksi mänge või nagu seal on nagu palju sellist mitmekülgsust, ma ütleks. Jah, ja me nüüd suvel korraldame ka tegelikult jälle English Campi ja kuidagi see aasta me nagu mõtlesime, et tahaks nagu mingeid asju teistmoodi teha, aga ei tea, kuidas teha, et kas tohib või ei tohi, kuidas selle English Campi formaadiga oli. Ja siis me rääkisimegi mingite koma inimestega niimoodi, et tegelikult nagu, mille mina nagu alles avastasin, on tegelikult see, et see formaat on küll nagu ees, aga nagu Kadi ka ütles, et seal on tegelikult ülipalju vabadust. Et kui sa ei taha teha täpselt neid mänge, mis seal, sest võib-olla mõni kogudus on tõesti korraldanud English Campi mingi 4-5 aastat, siis on need mängud on hästi nagu sarnased, võib-olla kuidagi mingi hetk nagu juba tead, aga et hästi mõnus on nagu minu arust see, et tegelikult see vabadus on täiega olemas. Me tegimegi üks aasta mängude asemel, tegime mingeid töötubasid, sest me lihtsalt nagu mõtlesime, et oleks nagu tore midagi muud teha, aga et see USA tiimi toetus on ikkagi nagu seal, et see ei tähenda seda, et nad nüüd ei tule, kui me ei tee kõike täpselt nii, nagu seal kuidagi alati varasemalt tehtud on. Ja see USA grupp siis ongi ühest nii-öelda kogudusest tulev noorte täiskasvanute grupp. Ma olen nii kaua, kui mina on komas olnud, siis ma näen, et need vanused on nagu üsna erinevad. Ma ei tea, kuidas teie nagu kogemused on olnud, et vahel on üsna noored teismelised, vahel on natuke, juba noored täiskasvanud, eks ole? Ja. Ma mäletan, et võib-olla siis, kui ma ise nagu olin noor ja ma nagu tulin sinna, siis seal oli pigem nagu võib-olla suurem sats oli nagu noori, selliseid nagu teismelisi. Võib-olla meie nagu Ristel oleme, see grupp, kes meie jaoks on nagu käinud, paljud on nagu samad inimesed olnud, et on pigem nagu noored täiskasvanud. Et tõesti on erinev olnud, et oleneb sellest, kuidas ilmselt kogudus nagu läkitab neid välja või kellel see nagu klikib ka. Ja miks ta siis nagu English Campi nime all on, ma praegu ei mäleta, kas te olete Ristel ka teinud neid nii-öelda inglise keele keskkondi, aga jah, et üks osa siis, mis võib veel teha on, eks ole, need inglise keele keskkonnad, kus siis need uusakad tavaliselt valmistavadki ette, et on selline keele õppimise keskkond väga loovatel viisidel. Tihtipeale ka just kultuuriline, et sa tegelikult nagu saad aru, et see on nende kultuuris mingi väga nende mäng või nende nagu, nende palju sa nagu veitsa õpid nagu nende kultuuri kohta ka, et samal ajal saad praktiseerida inglise keelt ja nagu ma mäletan, et kui ma ise olin siuke teismeline, siis meie jaoks oli see tegelikult suht põnev nagu, et ma ei tea, kuidas tänapäeval koolis õpetatakse, aga meil nagu pigem õpetati ju briti inglise keelest lähtuvalt ja siis nagu kohati oli päris fun nagu avastada mingi, te nagu kasutada mingeid muid sõnu ja siis mingi veits sai nagu nalja teha nendes asjades ka. Minul oli sellega väga naljakas olukord, kui ma olin ise suvepraktikant ja siis mul olid praktikakaaslased, kes olid usakad, siis ma ka siin ilustat briti inglise keelt õppinud, siis ma ütlesin neile sõna rubbish prügi kohta ja siis nad olid rubbish, it's trash. Ühesõnaga nii, et annab tunda küll see briti Ameerika nagu erinevus. Ma mäletan ehedalt ühte momenti, kus üks tüdruk pakkus küpsiseid usakatele ja oli mingi here are some biscuits ja siis nad vaatasid natuke segadusse selle näoga ja siis mingi cookies. Jah, see on hästi äge, nagu noortel on ka alati nii põnev see, et sul on nagu mingi USA tiim. See on nagu mega cool tegelikult. Noorel, kui sa oled Eestis on ju koolis õpid inglise keelt, ei ole nagu tegelikult kultuuriruum jääb vaata väheks, et sa tegelikult ei tea ju ja kui tihti, kellel on võimalus minna nagu USA-sse nagu lihtsalt reisida, et nagu kultuuri tajuda või nii. Eelmine aasta nad tõid meil laagrisse mingid USA-st näkke on ju, mida Eestist ei saa ja see on ka väga cool. See on naljakas, sest see kõik kõlab natukene nagu siuke nõukaja vibes, et selline USA-st tulevad mingid abipakid.
aga samas nagu noh, sest oligi, ma mäletan, kui mina olin ka veel väike, siis tulid ikka veel, saadeti kirikutesse neid abipakke, kus sa leidsid hambaharja ja kaisukaru ja niimoodi, mis noh, tegelikult oli juba siuke, et meil tegelikult on siin Eestis juba päris hästi ja vaba Eesti, eks ole, aga jah, et natukene on ikka seda sellist, et kauge Ameerika maa ja ägedad inimesed ja nagu teistmoodi, et just jah, see kultuuri nagu ruumi erinevus on küll tegelikult päris suur. Ja mis on nagu täiega lahe, mida ma olen nagu noorte mõttes näinud, on tegelikult see, et noored on kuidagi see usakate nagu kohalolu muudab noored väga palju avatumaks, sest need usakad on ise nagu nii siuksed nagu rõõmsameelsed ja avatud ja kuidagi et seda ma olen nagu hästi palju näinud, et noortel on nagu, noh, et seal on nagu plussid-miinused, aga noortel tihti on lihtsam ennast võib-olla nagu kuidagi avada sellele. Ja see on üldse huvitav tendents, ma arvan, eestlane tegelikult täna on välismaalastega avatum, kui ta on eestlase endaga. Ja selle võrra nagu laagris ka nagu noortel on kuidagi lihtsam nagu, et noh, ta ongi usakas ja nagu sa võtadki nagu selle, et nagu ta on avatud, seega nagu ma noh, kuidagi inertsist oled ka või ma ei tea, et see nagu täiega toimib. Aga noh, eks seal on teine pool ka, ma mäletan nagu meie enda frustratsiooni, et kui usakas küsib sult, et how are you, aga see on nagu lihtsalt nagu tervitus, et nagu tšau ja siis saad mingi ta tegelikult ei tahtnudki teada. Et see on nagu kaheotseline asi, aga just see nagu nende avatud olekus, nad mingi tantsivad ringi, teevad talendis shows nagu vingelt kaasa, paneb nagu tegelikult meie noored ka nagu julgemalt võib-olla ennast väljendama nagu. Ja see nõus. Aga me oleme siin palju rääkinud siuksest nagu noh, inglise keele rääkimisest, palju funny ja toredat, et kuidas nagu tegelikult siukse vaimuliku poolega on sellistes laagrites, et ma tean, et ma olen nagu vahepeal võib-olla kuulnud inimestel kuidagi arvamusi selles osas seda, et tundub, et need English campid on lihtsalt siuke fun, aga kui palju seal tegelikult nagu siuke sisu osa on, et mis te selle kohta ütleksite? No selles mõttes, et kui sa ikkagi iga hommik ja õhtu teed sessioone, mis räägivad nagu kas nagu elulisel teemal, aga kristlikust vaatevinklist, siis tegelikult ta nagu annab päris palju sisu ja eeldades, et me enamasti teeme laagrid selleks, et noored tuleks, kes ei tunne Jumalat üldse, siis see on nende jaoks tegelikult täiega nagu hea keskkond, kus üldse kuulda mingeid esimesi mõtteid nagu Jumalast ja sellest, kuidas kristlased võib-olla elule vaatavad. Aga mida me, ma arvan, oleme näinud eriti nagu väärtuslikuna on see, et iga kord, kui me teeme palvelabürinti, mis on nii-öelda üks selline väga klassikaline osa sellest English campist, siis kuigi nagu ma peas isegi olen, ma arvan, paar korda mõelda, et see nagu et väga random nagu keegi paneb mingid sildikesed kuskil ülesse, nagu siuksed, kus sa loed, vaata ja mõtiskled ja siis lähed mingit radapidi, et nagu veits lamp kohati on ja, et nagu kuidas see peaks mind nagu puudutama mingi hullult sügavalt, aga noored lihtsalt käivad selle läbi, tulevad pisarates tagasi, nagu sa näed, et midagi nagu toimub nende sees ja see lihtsalt toimib. Et nagu see on kohati nagu müsteerium mu jaoks, sest see on nii plain simple. Kas siit võib öelda, et üldiselt nagu English Camp on eelkõige suunatud nagu kas mittekristlastele või väga värsketele kristlastele? Oleneb sellest ka, kuidas kogudus ise. Kogudused, et mis nende noorte, kui neil on noored, kes on nagu tegelikult juba kristlased, tahavad kuidagi kasvada või meil lihtsalt on olnud nagu palju kristlike perede lapsi viimastel aastatel, sest meie lihtsalt need kogudused, kellega me oleme koos teinud, on nagu, need on need noored, kes nagu kogudustes on. Aga tegelikult vist eesmärk on ka tihti ikkagi minna ka koolidesse ja promoda seda ka nagu mitte kristlastele peamiselt. Ja see on õige. Aga kui te oletegi õige vastus, Emma. Et tõesti me teeme koolide promo ka. Aga kas, kui te oletegi näinud, et ka kristlike perede lapsed on seal, kes ju tegelikult nii-öelda seda Jeesuse ABC-d nagu peaksid teadma, et kuidas nende jaoks on see olnud? Kas see on ikkagi nagu kõnekas või on see sükka, ma tegelikult tean seda kõike, millest siin räägib. See on väga kõnekas ikkagi nende jaoks ka olnud. Mul on nagu mingid, täpselt nagu Kadi ütles ka, et mingite, ma arvan, just nagu kuttidega võib-olla, kes nagu sa, neil on nagu sulle tundub, et neil on nagu täiesti ükskõik, nad lihtsalt istuvad nendel sessioonidel, nad pigem magaks kui oma toas, eriti hommikused sessioonid. Olla seal sessioonil niimoodi, et neil on nagu pea kätte peal, vaata niimoodi, et sa arvad, et ta full magab nagu, aga siis lähed väikegruppi arutama ja siis nagu midagi seal mõtetes ikkagi toimub. Ja täiega ja ongi just see labürindi ühte ka, kus nagu mingid meie oma noored nagu tulevadki sulle nagu päriselt pisarates ja räägivad mingeid asju, sa oled just mingi
ma ei teadnud, et see sul päris toimub sees, aga jah, räägime siis. Näinud välja nagu toimuks. jah, et tegelikult nagu see, et võib-olla nad on seda lapsest saati kuulnud, seda Jeesuse ABC-d, aga see on nagu ikkagi täiesti elu muutev sõnum, kui see ükskord nagu sulle päriselt südamesse jõuab, isegi kui sa oled seda nagu kuulnud varem, et see nagu murrab ka kõige kangemad tüübid. ja kuidas nagu nende, ütleme, tiimiliikmetega või noortega, kes on juba tegelikult nii-öelda kaugemal maal oma suhtes Jeesusega, kes juba tunnevad rohkem, kellel need võib-olla esimesed siuksed sammud on tehtud, juba kasvavad Jumalas. Kuidas nagu nende jaoks see laager on? Kas nad saavad seal kuidagi sügavamalt Jumalat tundma õppida või mis nende võib-olla väljund selles laagris on? Kindlasti saavad ja ma arvan, et see on ka väga hea koht, kus tegelikult kasutada neid noori selliseks jüngerliku eesmärgiga, et panna, võib-olla vastutada, panna kellegagi koos või kellegi vanemaga grupijuhiks koos või midagi siukest, et see on hästi hea tegelikult jüngerlik keskkond ka nendele noortele, kes tegelikult tahavad usus kasvada ja on nagu aktiivsed oma usus. Et see on kindlasti ja tegelikult ju, kui sa mingist maast nagu kasvad ülespoole usus, siis tegelikult ongi järgmine samm ongi tegelikult hakata ise jüngerdama ja et see on ülihea siuke circle ring. ma mäletan isegi, et nagu ma tulin esimesse English Campi, ma sain aasta jooksul kuskil päästetud, järgmises English Campis ma vist juba olin abigrupi juht nagu, et seal on nagu väiksed rolle ja siis juba tundus see mu jaoks nagu, et siis nagu see on palju vaata või et mina, mis ma umbes, aga samas nagu seal on see võimalus nagu kuidagi teha neid järgmisi samme läbi nende väikeste nagu kas või nagu, et sa korraldad mängu või sa oled abigrupi juht nagu või et lihtsalt kaasata nagu rohkem juba vastutusse ka. Jah, ja ülilahe on nagu noorte puhul näha minu arust seda, et kui sa siis annad neile selle ühe mängu korraldada, siis nad nagu võtavad seda nii tõsiselt ja see on nagu nende terve laager, nad on mingi, mina korraldan seda mängu, osta mulle need auhinnad, me teeme seda niimoodi, ei, me ei tee seda niimoodi, annad neile mingi idee, ei, mul on juba plaan, et need nagu see on ülioluline neile, et nad päriselt nagu, kui nad saavad midagi teha, kas või on mängu korraldamine, see nagu tegelikult on ülioluline nende jaoks. See on nagu lahe näha seda. Et selles mõttes laagri nagu korraldamise keskkond on suurepärane võimalus nagu anda mingeid siukseid tükikesi kellelegi teha ja see on see koht, kus sa pead lubama siis eksimusi või sellist, et võib-olla see ei ole kõige sujuvam, võib-olla mingid asjad ei ole nii läbimõeldud, kui sa tahaksid. It's fine, just go with it. ja pärast see kannab oma vilja. Kuidas te olete veel näinud, et kui nüüd rääkides nagu just suvelaagrist, siis kui juhtubki seda, et keegi annab oma elu Jumalale, keegi teeb mingi taaspühendumise, ühesõnaga on nagu mingid sammud nende usuteel, mis on üsna märgilised või on täitsa mingid uued noored. Kuidas nagu teades, et tegelikult mingi augustikuu on veel ees noortekateni või midagi sellist. Kuidas te ristteel olete seda nagu auku täitnud seal vahel? Ma arvan, et me vist eelkõige olemegi tegelikult ainult nagu üks-ühele suhetes nagu, kas grupijuht selle noorega on nagu hoidnud kontakti või me kuidagi oleme nagu lihtsalt aeg-ajalt catch up inud. Me ei ole väga teinud sellist nagu, et me hakkame suvel nagu mingeid kokkusaamisi korraldama. Võib-olla mõnikord on saanud mingi võrkamängu teha või midagi siukest nagu, aga tegelikult ikkagi see üks-ühele nagu suhe, et kui sul tekib noorega ikkagi nagu laagris hea klapp, et siis selles ajas lihtsalt nagu kas või aeg-ajalt küsida, et kuidas läheb või hoida seda suhtlust nagu elus. Et tegelikult ma arvan, see on nagu efektiivsem kui see, et ma teen mingi hullu sündmuse. Ja, nõus. Üks-ühele on väga hea. Väga lahe. No kuidas siis Emma te nüüd sellel suvel lähete vastu? See on siis nüüd esimene suvi, eks ole, kus te korraldate seda laagrit, korraldate küll Tallinna kogukondadega koos, ehk siis teil on siuke suurem tiim, veel suurem kui 14 inimest. Aga kuidas te sellele vastu lähete? Lootuses, et meil on palju noori laagris. Sest meil on siukses huvitavas kohas oleme praegu oma noortetööga liftis, et tegelikult meil ei ole, et mingid noored on nagu suureks kasvanud. Ja me praegu oleme ka seal kohas, kus me tegelikult hakkame nagu minema koolidesse, et üldse korraldada mingeid selliseid esiküritusi nagu esiknoortekaid, kuhu saaksid siis noored tulla. Et ma arvan, et minu nagu kõige suurem südameigatsus praegu on see, et tegelikult mittekristlased
jõuaksid kogudusse, sest et noori on igal pool nii palju, neist nagu ei tule puudust, aga et kuidas nad jõuaksid päriselt nagu kogudusse. Et ma arvan, et English Camp on nagu üli hea viis ka selleks, kuidas nagu kutsuda tõesti lihtsalt suvelaagrisse, inglise keelt harjutama, suhtlema, mängima, funnima, aga samas ka nagu ikkagi saama kuulma sellest, mis päriselt nagu on oluline ja mis päriselt kellegi elu saab muuta. Ja tegelikult tänapäeva noor on väga avatud, palju rohkem avatud, kui me võib-olla nagu arvaks, et see nagu midagi selles nooremas generatsioonis nagu toimub ka, et näed, et nad on palju avatumad ja valmis nagu kuulama ja tegelikult igatsevad ka nagu midagi päris või sellist nagu, ma arvan ka, et kuna maailm on nii nagu siuke igasuguseid asju kuuled, siis vahel nagu sellist mingi solid asja või midagi püsivat ja kindlat nagu, mis annaks nagu taas mingi turvatunde kuidagi tagasi, et tegelikult maailmas nagu on palju lootusetust ja siis nad otsivad seda lootust, et tegelikult on lahedaid nagu lugusi mujal Euroopas ka, kus noored tegelikult janunevad palju rohkem. Aga tihtipeale me nagu kogudustena kardame vahel isegi kutsudest, võib-olla aja jooksul on olnud nii palju neid selliseid nagu vastuseid, kus sa saad piki nagu natuke piki näppe, et mis sa üldse mult küsid, et tegelikult nagu olla palju julgem selles, et kuulutada ka. Jah, sest noored on tegelikult nagu, mida ma olen nagu näinud laagrites, aga üldse noortetes üli palju, et noored täiega tahavad, et neid kuulatakse. Aga nad võib-olla kuidagi on kodustes keskkondades või nagu koolides mingis mõttes nii nagu ära adresseeritud, et nagu, et nemad on need nagu kuidagi, ma ei ütle, et kõiki noortega niimoodi on, aga tihtipeale ma nagu näen seda, et nad on kuidagi selles nagu positsioonis, et nad justkui tahavad ainult nagu kuulata, võtta vastu, justkui tarkadelt nagu kuulda päriselt asju nii-öelda, aga et tegelikult kui sa nagu küsid neid küsimusi, nad täiega tahavad rääkida. Ma olen proovinud nagu teha seda noortega, või üldse inimestega, kui ma räägin, et enne kui ma nagu, ma ei tea, kas midagi vastu ütlen või uue küsimuse küsin, et ma nagu teen pausi ja nad räägivad edasi. Ja see on nagu, see on ülilahe, et see on tegelikult võib-olla ka keskkond, kus mõni noor võib-olla esimest korda tunneb, et keegi päriselt nagu kuulab mind ja mitte lihtsalt, et saaks nagu mingi viisaka vestlus ära pidada, vaid päriselt nagu seda inimest huvitab, et mis mu nagu sees toimub. Igatahes julgustav on nagu näha seda, kuidas Ristel nagu noortetöö on toimunud ja kuidas English Camp teie jaoks toiminud on. Kui lihtsalt küsida veel sükest küsimust, et kellele siis English Camp sobib, siis mis te ütleksite selle peale? No Emma, sinu soolo. Kõigile kogudustele Eestis. Ei, aga ma päriselt arvan, et see on nagu üli hea viis ka võib-olla neile, kes on teinud ise oma kogudusega laagreid üle suvedeni ja niimoodi, et tegelikult nagu proovida midagi uut ja see on noortele ongi, see on ülihuvitav ja ma ei ütle seda lihtsalt, et mingit promo teha, vaid see on päriselt nagu väga-väga äge võimalus katsetada midagi uut, võib-olla võtta natuke oma tiimilt nagu mingit koormat maha, et lasta natuke lõdvemaks ise, et saada nagu ka nautida ja eriti kui on, ma ei tea, väike tiim või midagi sükest. Ma just mõtlesin ka, et kindlasti kui su kogudus on hästi toimiv noortetöö ja sul on palju meeskonda, still nagu ikkagi see toob nagu mingit värskust ja see on siuke võimalus nagu katsetada midagi muud ja uut, aga need, kelle jaoks on võib-olla üksi laagri tegemine liiga palju, ma arvan, et see on kindlasti nende jaoks nagu väga kasulik, sest sa ei pea üksi rassima ja üksi välja nuputama tervet seda laagrit. Sul on tegelikult võimalik nagu inimestega koostööd teha, sul on inimesi, kes tulevad ja aitavad, panevad õla alla, et ma arvan, et selles on hästi suur nagu väärtus, et tihtipeale meil on kogudusi, kus ongi maakogudused või nagu, kus ei ole nagu nii palju noori, aga see on fine, tegelikult sul on väike grupp ja see on ka tore, aga et kui siis kas või nagu teise kogudusega koos või üksi nagu koos selle koma meeskonna ja nende usakatega teha, et see nagu hullult palju nagu kannab sind või nagu, et see on hästi julgustav kogemus ka, et ma ei ole selles tegelikult üksi nagu. Ja see on hästi turvaline keskkond ka tegelikult, kus nagu võib-olla, kui ongi mingi maakogudus, võib-olla on väiksem tiim, kus võib-olla inimesed ei ole harjunud nagu korraldama iga suvilaagrit on ju, et see on tegelikult üli turvaline keskkond, kus nagu katsetada ja sul on tegelikult üli tugev meeskond taga, kes aitab, toetab, on olemas, et igal juhul on see väga põnev kogemus kõigile, ma usun. Nii et siit challenge kõigile kuulajatele, kes ei taha suvel laagrit korraldada, sest nad arvavad, et neil on liiga väike tiim, et siis korraldage English Camp. Võtame selle väljakutse vastu.
igatahes aitäh teile, Emma ja Kadi, et tulite ja jagasite ja suur tänu teile turva eest koduteed ja siis järgmiste lugudeni. Aitäh kutsumast ja väga tore. Nii tore. Lähme English Campis siis. Lähme English Campis.